Norbert, Makedooniast paraku läheme koju 0-2 kaotusega pool tunnikest pärast selle mängu lõppu. Peab tõdema, et see mäng oli meie jaoks ilmselt raskem, kui me ootasime. Ei saa öelda, et me ootasime kergemat mängu, vastupidi tegelikult. Oli nagu aimata, miks me ka tegime sellised nii-öelda lahendused algkoosseisus just oli see, et tegelikult oli aimata, et me ei tea tõenäoliselt nende tõelist tempot, ei tea nende mängu kodus, et me ütlesime ka mängijatel tegelikult seda, et võib juhtuda, et me jääme mingil ajal kohe väga suure survele, et me ei kohkuks sellest, et kui on vaja mängida madalamal, võib-olla on vaja mängida pikalt madalalt, tegelikult me olime selle nagu info viinsega enda sees, me nagu seda treeneritena tajusime, et võib tulla ehk, et pigem ütleks selle kohta niimoodi, et kas me just ootsime, mis ei teadnud, meil polnud ka aimu, mis on nende nagu tõeline nagu seis, kuna ta on selge vastu seina. Aga tuleb tõdeda küll, et jah, nad olid tõesti väga tugevad selles vahas, et nad ei teinud taktikaliselt väga palju teistmoodi kui see, et nad viisid nagu julgemalt kohe mängijad ettepoole, aga mida nad tegid kõike väga kiiresti, väga kõrge tempoga. Ja nagu hea on see, et me saime küll teha ka omad käigud nagu vastu, et suutsime ühe poole vastu pidada, saime teha vahetuse, saime ka asetust muuta, aga saime minna kaitsemaks, aga sellest kahjuks täna ei piisanud. Sellise tempo vastu on kindlasti vaja kõikidele meestele anda 100%. Täna paraku tundus, et päris mitmed mehed langesid natukene ansamblist välja ja ei olnud need kõige paremad mängud nendel. Jah, et selles mõttes, eks me tegelikult oleme välja olnud juba selle eelmine aasta, et eelmine aasta lõpus, et kui me eelmine aasta oli niisugune põhjaladumine füüsis, et üldse saada mingi hea põhi, et olla aasta otsa nagu tugevad, siis see aasta algus tegelikult ettevõttes perioodil me veel nägime, et me ei tööta nagu tippkoormustega ja ütlesime ka tegelikult paraku see aasta peab olema siis järgmine vundament, sest me teadsime, et euromängud nõuavad oluliselt kõrgemat tempot. Ja kontrollimängud, kui me isegi välisklubidega mänginud, kui ikka punkte vahel pole, see mäng on teine. Täna me nägime, see tempo oli tõesti kõrge vastase poolt ja siin oli nagu üks tegur see füüsiline, loomulikult meil on nagu palju mänge, ei saa võib-olla nii lihtsalt valmistuda. Teine siin see psühholoogiline tegur, nagu, et mängijad, vastaste tempo, vastaste agressiivsus, võõrsil mäng võib lüüa nagu meie mehed rüüsist välja, kelle pole seda nagu kogemust ja enesekindlust. Ja siin oli mitu tegurit kokku, mis siis täna sellise olukorra nagu mängis kätte, kus me ei saanud seda võib-olla lõpuni, ei leidnud oma mängu korralikult ja mängijad said selles mõttes kogemuse, mida me ka nendeni viisime, et nüüd nad näevad, miks me trennis nõuame neilt, nad näevad, mismoodi on vaja ülesannetest kinni hoida ja siin ka, et meil nagu ideid oli, mille vastu mängida, aga see kõik nõuab kõrgemat tempot ehk et kui sul on hapnik peas otsas, siis see nagu liikumine ja see nagu kuidas käituda mingis olukorras peab olema juba kinnistunud, aga meil see võtab veel aega. Tegid võrreldes selle esimese mänguga ühe muudatuse, loogu oleks äärele ja tugiaine tuli sinna tippu. Selles mõttes esimese poolaja ta kuidagi kestis ära, seis oli 0-0, kõik oli justkui hästi, aga kui palju see ülejäänud meeskond siin esimesse poolaega seda energiat jättis? No see oligi see hea, et me teadsime, et see mäng on kindlasti 90 minutit ja teadsime, et see ping peab pikem olema, et esimene poolaeg me loomulikult nagu lootsime, et võib-olla saame mängu sisse rohkem, lootsime, et see tempo võib-olla pole nii tugev. Aga samas me olime arvestanud sellega, et kui on vaja mängida kaitselt, siis me peame olema võimelised tegema mingi muutuse mängus. Tamm andis seda nagu jõudu sinna juurde, see käik nagu toimis. Kuusi puhul me teadsime, et ta oli mänginud täismängud siin järjest ja olime näinud seda väsimust. Jällegi see, et tema mängutulek mingisugust tagantjärgi poleks võid natukene veel varem tulest näha, et selle osad ta mängis väga hästi, mis ta tuli mängu nagu tõesti ennast salgavalt. Et need vahetsid mõlemad nagu täna nagu andsid seda tempot juurde, eks selles osas me olime nagu need käigud saanud teha isegi selles mõttes, et oli hästi, et me poole kesime ära, aga nende surve oli täna tugev ikkagi. Mida nüüd siit sellest mängust võtta kaasa edasiseks hooajaks, et Premium Liiga on ju tegelikult praegu alles poole peal ja kui seda tabelit vaadata, siis kõik on ju väga hästi. No seda me nägimegi, et ütleme, ma arvan mängijad ka, mida nägid esimest mängust, et juba see oli nende poolt tugevus, et suusid ikkagi kodus võita, me teadsime, et siia ei saa midagi, et ainult koht, kus üllatada on seal nagu. Näitab seda, et lihtsalt miks tuleb olla palliga julge, üks olukordades peame muutuma nagu julgemaks, tugevamaks. Isegi kui mäng on agressiivne, siis teist mängitakse ka agressiivselt. Mis me saame kaasa võtta on see, et me näeme, et ikkagi neid asju tuleb teha järjest kiiremini, et võib-olla Eestis saad selle aeglasemalt kas palli kätte või pressinguga vastas ära hirmutada, siis siin, kui vastan on harjunud kogu aeg palliga olema, nagu Makedoonia on,
siis ega me enam nagu, me juba ütlesime seda ka peale esimest mängu, et ega sa neid väga ära hirmuta selle otse peale jooksmisega, siin sa pead tegema kõike oluliselt targemini. Ja see on see, milline väljakutse tegelikult me juba nägime esimene mäng. Me ei olnud rahul täielikult oma kaitsetööga esimene mäng, me teadsime, et siin on ju väljakutse veel suurem ja need samad väiksed momendid nüüd, millal minna, muutusid siin nagu määravaks ja nii kui keegi juba jääb hiljaks ja teine jääb hiljaks, siis hakkabki see natuke tühja jooksmine ja me kulutasime sellega väga palju energiat. Aga pikk reis koju seisab ees, võitleme edasi ja aitäh sulle! Gert Kams, kaamera ees tuleb olla ka valusate kaotuste järel ja täna kindlasti see mäng ühe sellisena ka liigitub, et paraku tõenäoliselt ootasime natukene paremat esitust Flora poolt ja tuleb öelda, et meid täna mängiti küll üle. Jah, eks tuleb olla ka selliste kaotustega kaamera ees, nagu sa just ütlesid, et võib öelda küll, et täna oli vastane meist parem. Et tuleb vaadata seda mängu nüüd tagantjärgi, et kus ja mis ja mida me siis valesti tegime, milles me alla jäime. Kohe algusest peale sattusime sellise väga tugeva surve alla, esimesed 20 minutit oli tõeline selline turm tuli meile, olukordi väga ei olnud, samas see surve oli väga kõva, et kui palju see füüsiliselt nagu see algus läbi võttis? No eks me olime natuke selleks valmis, et nad tulevad suure hurraaga ja ma arvan, et kutid nagu olid peas ka valmis, me peame ära kannatama alguses võib-olla mingi 15-20 minutit ja siis saame võib-olla rohkem enda mängu ka sisse elada. Et ma ei tea, kuidas nüüd nagu ründes ja keskväljal mängijat oli, aga kaitses nagu võib-olla nii palju, ütleme nii, et üles-alla jooksmist ei olnud, et ikkagi rohkem niisugune positsioneerimine ja selline mäng, et ma arvan, et ei võtnud väga hullult energiat ära. See esimese poole 0-0 oli ju igati meile sobiv ja siis paraku tulid need kohe seal esimese 8 minutiga need 2 väravat ja sellised parajad prohmakad ka nendele eelnesid, et kuidas ise neid seal kaitseliinis nägid? No nüüd tuleb jälle vaadata nagu linti, et mis me seal valesti tegime. Et kas me jäime kuskil hiljaks või me ei läinud kontakti või kuidas need olukorrad tekkisid, et siis ma oskan targem olla, et praegu nagu ei hakka siin lahmima nagu selle pealt. Et tuleb üle vaadata ja siis korrektuurid teha. Vastane oli palliga kuidagi tunduvalt enesekindlam, sellist söödumängu ja me ootaksime ka Floralt, et nüüd tuleb lihtsalt nii-öelda käised üles käärida ja kõvasti trenni edasi teha, et olla tulevikus parem. Jah, nagu kui vaadata esimest mängu, siis tegelikult ju oli selline võrdsete mäng, et kodus me mängisime, ma arvan, sellist väga küpset nagu jalgpalli, et olime palliga, tekitasime momente, lõime ühe ära, aga täna nagu me ei saanud kuidagi seda võib-olla sellist nagu palli enda kontrolli all, et liiga kiiresti nagu, kui me palli võitsime, liiga kiiresti kaotasime jälle tagasi, et ja siis võib-olla tekibki sellised augud ja suured liinide vahed ja see tekitab nagu probleeme, et jah, et peame palliga nagu enesekindlad olema, enesekindla maad. Aitäh sulle!